Pikkusühikute teisendamiseks saame kasutada järgmist skeemi. Skeemil on näha erinevad pikkuseühikud. Pikkuse põhimõõtühikuks on meeter. Meetrist väiksemad ühikud on millimeeter, sentimeeter ja detsimeeter ja meetrist suurem ühik on kilomeeter. Kui palju erinevad ühikud teineteisest erinevad, on ära toodud siin kordustena. Näiteks millimeetri ja sentimeetri vahe on 10-kordne. Aga meetri ja kilomeetri vahe 1000-kordne. Kui me liigume väiksema ühiku poolt suurema ühiku poole, siis me peame jagama korduste arvuga. Kui aga suurema ühiku poolt väiksema ühiku poole, siis peame korrutama korduste arvuga. Vaatame nüüd ühte konkreetset näidet. 150 millimeetrit tuleb teisendada sentimeetriteks. Millimeetrite ja sentimeetrite vahe on skeemilt näha 10-kordne. Suunaks on väiksemalt ühikult suuremale, järelikult me peame 10-ga jagama. Kuna arvu lõpus on 1 0 ja 10 lõpus on ka 1 0, siis me saame vastuseks 15. Aga kui me võtame sama arvu, kuid ühikud on vaja teisendada sentimeetritest millimeetritesse, siis me liigume suuremalt ühikult väiksemale ja peame korrutama. 10-ga korrutamisel lisame arvule 1 nulli, nii nagu on 10. 7000 sentimeetrit tuleb teha meetriteks. Skeemilt on näha, et sentimeetrite ja meetrite vahe on 100-kordne. Ja suunaks on väiksemalt ühikult suuremale. Järelikult meil tuleb jagada 100-ga. Jällegi, kuna arvu lõpus on nullid, siis ma saan 2 nulli arvu lõpust ära jätta, sellepärast et 100-l on ka 2 nulli. Saame vastuseks 70 meetrit. 700 meetrit tuleb teha sentimeetriteks. Vahe on endiselt 100-kordne, aga nüüd on teistpidi suund, järelikult me peame korrutama. Korrutamisel lisame arvule nii mitu nulli, kui on sellel kordusel. Ehk siis 100-l on 2 nulli, saame 70 000. Kui on vaja teisendada 4000 meetrit kilomeetriteks, siis me näeme skeemilt, et vahe on 1000-kordne. Liigume väiksemalt ühikult suuremale, järelikult me peame jagama 1000-ga ja 4000 jagatud 1000-ga on 4. Jätame lihtsalt nullid lõpust ära, sest 1000-l on ka 3 nulli. Kui 450 kilomeetrit tuleb teha meetriteks, siis on suund vastupidi. Tuleb korrutada 1000-ga. Kirjutame arvu lõppu nii mitu nulli, kui on 1000-l. 50 sentimeetrit tuleb teha detsimeetriteks. Skeemilt on näha, et sentimeetrite ja detsimeetrite vahe on 10-kordne. Suund on väiksemalt ühikult suuremale, järelikult tuleb jagada ja jagamisel tuleb 1 null arvu lõpust ära jätta, sellepärast et 10-l on ka 1 null. Vastupidisel juhul tuleb meil korrutada 10-ga, ehk siis kirjutame arvule 1 nulli lõppu. Teeme veel ühe näitepaari. 3100 millimeetrit tuleb teha detsimeetriteks. Skeemilt näeme, et millimeetrite ja detsimeetrite vahe on 100-kordne. Kuna liigume väiksemalt ühikult suuremale, siis tuleb meil jagada. 100-l on 2 nulli, arvul on ka 2 nulli, 100-ga jagamisel võtame need nullid lõpust ära. Vastupidises suunas 4 detsimeetrit tuleb teha millimeetriteks. Nüüd tuleb meil korrutada 100-ga
ehk siis paneme arvule 2 nulli lõppu, nii nagu on korduses.